Tere hommikust. Kuidas magasid? Hästi. Ja mis sa tahaksid teha? Nukuga koos vaatama suitsis, aga tema on liiga Ametis? Ja Elli tahab vaatama minna sinuga, kas Backseat on toonud midagi, aga sa oled lihtsalt liiga titt selleks või? Ongi väikselt käinud jälle? Vabaduse puieste pisikese maja ees seisab Citroen. Turvamees, must elegant ja lihtsamees. Raha ees. Teeb tegutsid veel. Mis emme just tegi? Pani liiga palju hapukoort. Pani hapukoorega hullu. Nii, kas läksid hapukoorega hulluks või? Aga vaata, ma õpetan, kuidas putru süüakse. Kõigepealt tuleb pudeli jagada keskelt pooleks. Ühele poole tuleb panna moosi. Teisele poole tuleb panna soola ja hapukoort. Ja siis on mega hea, sest siis sul on kaks maailma parimat võimalust, kuidas putru süüa. Ise tehtud maasikamoosiga, aga ka hapukoore ja soola ja võiga. Ja siis sa saad nagu võtta ampse vaheldumisi, et sa ei pea nagu leppima ühega. Mis sa tahad? Ta panid liiga palju ühele poole hapukoort. Ei, täpselt parasjagu palju, tänan. Hapukoore mingid kõik. Anette tuli vahepeal nii, et lähme Anette avame su kalendrit. Mis siin toimub? Kaariase otsimine Loore poolt. Sa pead 22 ka tegema tegelikult põhimõtteliselt täna lahti ju. Otsu 23-24. Ma teen need siis Jumal. Massaažikas. Ma tean veel, see on see südamekujuline. see on sellist pehme. Jaa. Oi, jaa, lõhnad küll. Ma näitan ka kes ei tea, millised need on siis. Mis sellega teha saab? Sellega saab massaaži teha näiteks ja saab ka oma keha lihtsalt niisutada. See on nagu tahke niisutaja. Pakendivaba siis nagu. Need on väga head. See lõhnab remedid tõesti. Oi, kui hästi lõhnab. Nii, aga teeme nii, et sa võid ühe veel lahti teha, siis ülejäänud kaks õhtul. Sest et nagu, sa ei tule ju homme ega ülehomme. Ei tule? Nii et sa võid teha ühe veel praegu. Hülgan teid. Assistas. See on see Snowfairy lõhnaga, on ju? Jaa. Särapuuder. Aitäh. Vaata loe, kui nunnu kirjeldus seal taga on. Kanna nahale kerge kogus puudrit ja silu kätega laiali, enne kui kaugele ei kunagi maale lendad või lihtsalt kiiresti poodi. See on üllatavalt täpne, vaata, kaod kuskile. Ja siis sisu loeb. Suhkruvatiselt magus lõhn kohtub maisijahu ja sädelusega, et värskendada ning pehmendada nahka ja panna see nähtavalt särama. Siuke. Nii tore. Proovige. Kuidas see sädeleb? See on nende ülipopulaarne lõhn ka ju. Jaa, ma tean. Ma sellepärast valisin. Nüüd sa võid seda videot ka vaadata. Ongi nii. Sa oled Festive Seasoniks valmis. Jaa. Tartusse lähen nagu see vampiir Edward. Sedelid nagu lumi. Oh ja ma lõhnan ka nii siin. Aitäh, nii toredad üle. Me saame kohe paki ja ma panin tüdrukud arvama, kust tuleb. Anette ütles õige tähega koha. Florianast. Ei. Mingi farmassi. Farmatseutide seltsist. See on midagi söödavat. See mulle meeldib, mul on kõht väga tühi. Ma arvan, et see teeb sulle väga rõõmu. F-tähega kohta. Söögikohta. Ei. Folt. Ei. Tootja. Fatser. Ma ei pannud Felixiga üldse nii möödas. Oih, ära võib-olla emme mantli peale joonista. Fatser, you know what's up. Aitäh, aga kus sa vildika panid? Ari on ettele.
leivad sellest siis, kui nemad meile saadavad. Ükskord nad saatsid nii hea mingi kaerasaia. Pole reaalselt poest leidnud seda. See on tõesti hea, ma isegi sain seda, ma ei mäleta. See oli mingi eksklusiivselt. Poisu, palun, seemnepala. On lahke, häidi üle. Aga ma olen selles mõttes väga impressed, vaata, nad saadavad kõigile maiustusi, aga mulle mitte. Järelikult nad teavad. Või siis on inspiratsioon. Või siis ma pole lihtsalt kõrinad. Ei, see on väga lähe. Praegu küll vist olen veidi maiustusi. Näitas küll. Aga samas ma oleks juba jäme ka, sest ma peaks kõik üksi ära sööma, vaata. Aga... Ole vakka! Kuulge, isegi kui te mulle mitte kunagi kommi ei saada, mis on päriselt ka jumala okei, aitäh teile selle eest, siis umbes seal. Tõesti. Aga mitte tõesti. Poisu see ei tööta. vaata, Andres on täpselt nagu need lõikelauad, mida Malami stuudio teeb ju. Mulle nii meeldivad need lõikelauad, mis on selle soonega. Sa said praegu? Ma sain ühe kirja ühelt uuelt Stigo omanikult või õigemini Stigo omaniku naiselt. Stigo omaniku naine siis, ühesõnaga naine ostis mehele üllatuseks Stigo. Jah, just. Mis ta kirjutas? Kirjutas, Stigo jõudis ilusti teisipäeva hommikul kohale. Tunnike enne saabumist mees kirjutas, et käis Kukupesa kodukal imetlemas seda jälle ja avastas, et soodukaga on. Aga vist ikka ei raatsi. Oli video ka uuesti üle vaadanud ja kas ma ikka tean, kui öko see on. Ja oi, kuidas ta kukutas, kui selle kätte sai. Ütles, et kuller pidas teda vast pooletoobiseks, sest ei osanud ei allkirja kirjutada ega normaalselt rääkida ja käed ka värisesid. Päev otsa sõitis kontorist tiire ja imetles teda seal suukõrvuni. Õhtul sõitis läbi paksu lumesaju koju ja jääb nüüd kuivemat asfaltit ootama ja lubas meie aastasele Preilile, et kui tal jalad maha ulatuvad, saab oma Stigo. Suur aitäh, nii vahva masin ja nii kiire kohal toimetamise eest. Nii armas, tekkiga äge. That's so cool. Ma olen täna oma villastes dressides, sest õues on kuulu järgi -17 kraadi ja mul on siin villaste dresside all ka veel retuusid. Et selles mõttes no shame in my game. Mis see on? Meil on ka uued jõuluküüned. Paneme niimoodi, vaata, vaheldamisi nagu. Väga ilus ju. Sujud täiesti kokku. Üldse mitte küünelnook. Klient kirjutas eile või? No. Et nagu temaga juhtus üks väike äpardus, on ju. Ta sai selle valekaardi ja siis ta joonistas selle. Ja ta on ikka geniaalne, on ju. Tervitame sind, Mikk, ja sorry, et sa said valekaardi. Mis juhtus? Pakinumbrit on vaja. Täiesti veider. Ma nägin Sirlit poes muide. Tšau Sirli, jaa. Ma olen poes ikka aeg-ajalt trehvab, pole näinud teist ammu, noor inimene, pole vanade jaoks aega, vaata. No mina pean ka õepoodi minema, siis kui ta näha tahan nii, et noh. Võt siuke see meie elu on. Vabandage, proua, kas te olete hädas? Ja mõlemal pool on segased lood. Mis see siis on? Artling saatis raame või? Lähen poodi vaatame, saad sa tagant ise lahti või? Väga hea, ma ei viitsikski. Siin on kirjas STP 85, need on väga suured jalanõud lihtsalt. Lõpuks ma sain oma uued jalanõud. Sellised uued saapad, mis jalga mahuvad, jah? Jaa. Kas sa ei võiks seda kaadrit nagu lihtsalt eelmisest videost võtta või? Tere! Kuidas meil läheb? Kohe ütlen, kuidas meil läheb. No on siuke hästi rahulik hommik on olnud. Nõrgavõitu. Väga tõesti hästi rahulik. Aga kell on 11:37 alles, see on okei. Nii armas, et see on meie meelest nüüd rahulik hommik. Vanasti oli 60 veel ja oleks päevakassa olnud see, mida me ootasime, vaata. Ei, no aga tihtipeale oli nagu, see on juba nagu päevakassast üle. Ma isegi ei tea. Ma ei tea, mis sealt tuli. Mis sa saime? See see, mis su katusele läheb või? Jaa. Aga miks see sihuke põder on? Ma ütlesin, et sa tahad seda. Tehakse lahti. Selle sees. Muna sees. Sellisele, koma on olemas. Tellisime koostööpartneritele komme. Näita mulle korraks komme. Ja siis
ma vingusin ekstra, et jumala eest oleksid komad omal kohal. Sa muidu tead, et Marilisi nime kirjutatakse ühe i-ga või? Ta on Marilis. Sa oled mulle kirjutanud ka mitu korda Marilisi nime 2-ga, nii ma arvan, et sina panid pange. No igatahes kohe saab. Sorry. Ilusad. Need on nii head kommid, nagu mu lemmikkommid. Ja on tegelikult nad on kõik nagu, kas on olemas ilusamat asja kui see või? Nii ilusad. Tegelikult on küll üks, okei, asju. Davai. Kuhu me nüüd lähme koos? Nüüd me lähme Stigosse. Me otsustasime, et kuna Stigo on ka nii tore koostööpartner meil ja kuna me hakkame nendega koostöös nii palju Stigosid müüma, teie hakkate neid ostma. Just sellepärast, et me täna saime selle nii toreda kirja, mille ma teile ette ka lugesin. Järelmaksuinfot saab andra@kukupesa.ee. Jah, et kui aastavahetuseks saate kinkida lähedasele näiteks. Või niisama tegelikult osta, see on nii hea deal praegu ja see kestab ainult 2. jaanuarini, nii et... Või kui mulle tahate kinkida. Või kui sul on tööstigo, ära hakka. Nagu ikka üks Stigo on kehvem kui 3 Stigo. Davai, lähme nüüd viime. Ja siis me lähme rämpsu sööma, sellepärast, et lihtsalt ma mitu päeva juba tahan rämpsu süüa ja iga kord olen suutnud ennast veenda. Nagu ma tegelikult juba väga pikka aega mõtlen, et tahaks lihtsalt süüa mingit rõvedat, mingit mäkipurksi. Ja ma olen mingi 2 nädalat endale, nagu iga kord, kui see mõte tuleb, on mingi, sul ei ole vaja seda. Sul ei ole vaja süüa purksi. Aga mul ei ole mitte ühtegi vastu argumenti praegu. Ja siis ma ütlesin Merjamile, et lähme Mäkki sööma. Merjam küsis hirmuga, ega mitte Mac Barbecue'sse. Mitte, et Mac Barbecue'l midagi viga oleks, aga ta nagu juba tal tekkis lootus. Ma olin nagu juba mingi kordki ma saan minna McDonaldsisse, sest lastega koos ei saa ju. Ja tegelikult sellist aega, kui ma ei ole lastega koos, ei olegi väga palju, nii et... Aga me saime neid häid. Aga mina ei saa süüa seda praegu. Miks ei saa? Sest et mul on kõht nii tühi ja ma ei taha magusat, kui ma kõht tühi. Tões seda? See on ju veel magusam. Ei, valge šokolaad on raudselt magusam. Ma olen enda kõige glamuursem mina täna dressides ja Mäkis. Ilusaid jõule! Ma tahan süüa juba. Ma ei mäleta, millal ma viimati seda sain, aga see on imeline. Nüüd me oleme Balti jaama turul ja lähme vahvlihaldjatesse, sest et üks meie väga armas koostööpartner, nende punt sööb iga päev sefiire, iga kord, kui me seal oleme, siis nad pakuvad sefiire meile. Aga need ei ole kunagi olnud nagu meie maailma parimad sefiirid, nii et me läheme sinna, kust saab maailma parimaid sefiire, ehk Vahvlihaldjatesse. Jep, lähme. Nii. Ja me lähme viime K-prindile piparkooke ja trühvleid, sest nad on nii toredad ja armsad ja abivalmid ja andekad ja head ja ilusad. On suht kallid, aga meile. Super idee. Davai, lähme. Let's go. Kas ma tulin teile ärikinki toomas pyjamas? Jah. Kas ma häbenen seda? Võib-olla. See on ikkagi soepesu. Sinu eas naiste rahval on sööma ikkagi vaja. Tena leidi ja soepesu. Mul hakkame ise palka maksma. Läksime kingitustega. Tulime kingitustega. Minu oma Kaabri. lilla. Sinu oma lilla või? See ei ole lilla, see on roheline. Siin on lilla. Okei, minu oma on... Oota, kus see on? Okei. Minu oma on roosa siis. Ühesõnaga, me läksime kingitustega, tulime kingitustega, sest Kaabrit tegi meile kingitused, teeme lahti. Nii, siin on kirjas. Sometimes there's no need to think outside the box. Okei. Peegeldab. Oota. Nad oskavad siukseid asju teha seal ju. Šokolaad! Nii ilus. Aga mis see on? Kaardid siuksed või? Jõulukaardid ja ümbrikud. Ilusad. Jaa, täiega. There's a new sheriff. There's a new kukupesa in town. Ja nii ilus karp. Täiega, nad oskavad ju teha seal igasuguseid asju. Kui keegi tahab mingit ägeda tootega turule tulla, siis K-print teeb mega ägedaid pakendeid. Meil on mitu trükikoda erinevat, mis teevad meil erinevaid asju. Ja K-print teeb meile meie postreid.
sest nad trükivad kõige ilusamini terves Eestis, ma julgeks väita. Meile ka print väga meeldib ja meile meeldib. Siin on super toredad inimesed. Hästi toredad inimesed ja see on ka perefirma, mis on kasvanud millekski suureks ja ägedaks, nii et I love it. Nad on nii nunnud ja toredad. Nii armas, ma näen nii blest kuidagi. 2 asja. Oled blest täna või? Nii armsad inimesed on täna. See on sinu esimene ärikingitus. See on meie trükikojalt ka print. Vaata, nad teevad ise sellised asju, vaat siinpool. Kas on nagu siuke mingi... Tõmba. Väga lahe. Nii armas, aitäh! Palun. Aga siin on sinu esimene jõulukingitus sinu töökoha poolt. Also, see on nagu... Mõte on ilusam kui asi ise, sellepärast, et see võib delegeera. Aga me tegime selle sulle vähemalt, et selles mõttes now you know. Ma saan äkki kaela panna midagi ära raamida või... Ma pidin näinud su pead. Nii, seal ei olnud midagi rohkem, ainult see võti oligi. Aitäh! Palun. Väga tore, mul on täna nii tore päev, kui on nii kahju ära minna. Kes rääkis hommikul, et tahaks koju ära minna? Ei, ma tahtsin ka koju minna, aga ta läheb praegu kooli konsultatsiooni. Sinna ei taha, jah? Teil on lapsed, mul on kool vaadata selles mõttes. Vaata, aga kooli saab põhimõtteliselt üle lasta, lapsi ei saa kahjuks. Kui sul ei ole just meest, kes lastega kodus on. Aga mul ei ole jälle meest, kes kooliga tegeleb, nii et... Burn! Ja siis me läksime papianasse ja siis on mingisugune noormees kõrvallauas ja tõmmutasid seal tekiilat, vaata, on tüdruk teevad tekiilat, meile ei ole liiga palju täna, siis ongi väga hea. Ja siis umbes lõi hullud külge seal oli kuni Kätlin, siis nagu pillas selle laste pommi, vaata. Vend oli suht nutikas, vaata. Siis ongi väga hea, teil on sissesõit juba tehtud. Sa ei öelnud seda just, sa ei öelnud seda. Kedagi ei ole, ma võin siin tantsule ja jõulumuusika saatel. Paneme veits kaupa välja. Meil on siuksed mega ilusad uued roosakuldsed ja kuldsed pliiatsid-opsid. Või meigipintslid-opsid, mida saab võrgu külge kinnitada niimoodi. Kas vastavalt siis kuldse või roosakuldse klambriga. Mega nunnud. Ja kuna need lähevad nagu soojad saiad, siis ma mõtlesin, ma täidan veits riiuleid nendega. Tore, et teile meeldivad need asjad, mida me valime teile. See teeb mulle väga palju rõõmu. Aga ma loodan nüüd, et Kätlin tuleb varsti, sest tegelikult ta ette ootab meid kodus koju kella 6 ja Kätlin ütles, et tal Peika hilineb koju, nii et ta ei saa enne tulla. Nii ma proovin veits tööd teha enne, kui ta tuleb. Ma olen nüüd kodus ja meil on nüüd selle aasta viimased advendikalendri aknad avada. Palun ette sinu ette. 23. Enne. See on. Sa tead Elli või? Jaa. Näitab ise. Dušitarretis. Mina tean, mis teised on. Kas see on inglikooride laul või? Ma tean, mis see on dušitarretis ja see on... Ülihea lõhnaga. Mina tean, mis seal on, aga ma ei ütle Nuusuta sulle. palun. Ära ütle ja tänavast. Keera korkinis vaata alt ka. Jaa, okei, ma vaatan, mis tähtaniisi ja õunamalla. Ülihea lõhnaga. Ootamatult hea lõhnaga. Ja sa mõtlesid seda alla või? Seda sädelust, jaa. Ja see on see pannal ka vaata. Jaa, kui ma võtan selle välja, jaa. Väga hea kingitus. Siis saab vaata dušil natukene kõhulihase või ma ei tea, selja või mingeid harjutusi ka teha, kui sa maalibis. Ei, aga sellegi poolest see on tege asi. See on kõige parem kingitus maailma. Miu mine! Mis sa hakkad jändama jälle? Jälle sa hakkad. Ma ei näita seda, on ju. Seda ma ei näita. Näitad küll. Sa tead küll, mis siin on. See on see, mida hambahetes toob. Lihtsalt Anetel peaks väga palju hambaid suust veel kukkuma. Ma arvan, Anetele. Seda ma arvan, ma lähen täna. See on hull. Sul on mask ka tegemata üks veel. Jaa, üks mask on. Spa õhtu. Pesed sellega puhtaks, paned seda tahket värki. Siis teed maski. Panen siis sädelust peale oma. Ja võivad pühad alata. Minu armas. Tere, Iti. Tere, Anette. Sulle ka minu. Nüüd sa võid seda videot vaadata. Jee! Ja nüüd läheme salaklubisse. Tere!
ma ei ole kõigi nagu Lushi asjade suurem fänn. Aga ma olen täiega selle fänn. Nagu lõhnade fänn selles mõttes, asjad on head. Ma kõik siia poole. Tere! Tere! See on telekas. Jaa. Anna mulle kaugemalt. Võta kaugemalt natuke. Seal on uks. Asjad on riiulitel. Lamp on laes, seal on aken, ja seal on telekas, seal tuleb printsessi multika. Lapsed olid tublisti koristavad oma tuba. Titi, miks tahaksid praegu tuba koristama? Sest me... homme tuleb pidu. Titi, miks me te koristasite praegu tuba? Sellepärast homme tuleb jõulupidu. Jälle emme ja issile jõulupidu, jah? Jaa. Tuleb, jah? Ja siis lapsed peab kõik ära koristama, või? Jaa. Kuidas tegelikult on neil? Tegelikult tuleb laste jõulupidu. Päriselt, kelle? Meil jäid pärast jõulupidu ühed paprikat õue ja nad läksid siukseks nagu imelikuks veits ja ma otsustasin, et selleks, et nad hukka ei läheks, ma röstin need ahjus ära. Kui paprika ahjus kõrgel kuumusel ära röstida, siis ta läheb, kui ta siukseks mustaks läheb, siis ta tuleb kergesti nahku maha. Siis see alumine viljaliha on sellise mõnusa magus suitsuse maitsega ja minu kõrvitsesupi retseptist käib just niisugune paprikas, et teeb selle üliheaks. Kui te tahate täpset kõrvitsesupi retsepti, mille järgi ma küll praegu ei tee seda, aga üldiselt teen, siis ma panen selle teile siia descriptionis, sest mul blogis on see nimelt olemas. Kuidas teha süüa, nutab, asundab laps üles. Ühe käega. Sest et üks kukkus, nüüd kukkus täitsa ise diivani pealt alla. Mängisid Titiga. Kukkus alla. Ikka juhtub, kui oled väike poiss. Juustu teise supilösika täie veel. Minu kõrvitsesupi sees käib pisikene sorts valge veinijäädikat. Tegelikult see võib olla ükskõik mis jäädikas, peast seda on vähe. Kuidas maitseb supp, Piti? Ättu. Mis see tähendab? Hästi. Hästi või? Ja sulle? Normal jooks. Ja, ma arvastan ka. Ma arvad ka näitavad. Aitäh sulle. Ja tisu Uku. Uku sööb ise. Ma väga vabandan Uku pärast, aga ta on väga tubli söögipoiss. Vahepeal läheb lusikaga, vahepeal läheb käega, aga pole hullu, laps õpib. On ju, Uku? Tubli ja sa oled ise söönud, näost on kohe näha, et sa oled suur iseseisev poiss. Palun veel. Veel tahad suppi? Jaa. Ma tõstan sulle ise, sest meil ei ole korralik liikma kuskil korvis. Meil on mingi kadunud asjade puu. Mis sa ütlesid? Palun veel suur paks boss. Palun veel suur paks boss või? Sul ka otsas. Mis toimub, lapsed? Kas see on teie lemmik? Kroos. Vaata, mis ma joonistasin. See on hästi suur nina, need on silmad. Mis teil on? Uued voodipesus. Värske voodipesu on ja see sobib nende värvidega. Roosad kummiga linad. On ilus on ju, roosad linad on. Kummiga roosad linad. Meil on uus voodipesus. Ma loen nüüd ja siis ta tuleb minu voodisse. Kuule, kus issi üldse on? Miks me kolmekesi või neljakesi oleme? Sellepärast, et issi läks. Ta on tööl. Tööl või? Tal on töö jõulupidu. Ta on teatris suisa. Uhke on ju. Aga meil on veel rohkem. Ja meie planeerime pidu. Meil on homme suur pidu. Laste pidu. Aga ilus voodipesu on. Teil on üldse nii ilus tuba. Mulle nii meeldib teie tuba. Aga pange nüüd tüdruks valmis on ja ma viin poisud juttu.
ja lähen vahetan oma voodipesu ka ära. lastega on nüüd loetud, voodipesud on vahetatud, nats on siuke tunne, et tahaks ordenit saada, aga ordeni jaoks peab vist köögi enne ära koristama. Aga ühesõnaga, meil on homme hommikul laste jõulupidu kodus, sest et kui me korraldasime meie sõpradele jõulupidu, siis Elli oli natuke pahane, et ainult täiskasvanutel on jõulupidu ja nemad peavad kodust ära minema. Ja kuna ma olen ammu juba mõelnud, et ma tahaks lastele ka midagi sellist korraldada, siis nüüd homme meil on lõunast laste jõulupidu. Me ei ole üldse selleks valmistunud, aga ma mõtlen, et vahet ei ole, neil on niikuinii kõige toredam koos mängida. Aga seega ma lõpetan selle vlogi praegu ära. Hakkan koristama ja kohtun teiega homme, kui meil on maja täis väikesi inimesi. Ma ei tea, mis sellest saab, aga we'll find out. Selle märgiks, et me oleme Vlogmassiga juba peaaegu lõpuni jõudnud, pange sellele videole väike like ja kui te ei ole selle kanali tellijaks veel hakanud, siis vajutage seda punast subscribe nupukest siin all, sellepärast, et siis võib juhtuda, et hakkab neid vloge pärast jõule ka sagedamini tulema. Aga aitäh, et vaatasite ja kohtume homses videos. Tšau! Mis teed? Ma pärast nüüd tööpäeva kirjutan. Ära neid näita, need on üllatuseks neile, kes need saavad. Ups. Võta see lõike see kindlasti välja. Jah, lõikan välja selle, kes sa näitasid kaarti, jah? No mis sa said? nii ilus, minu uus sõber. Ma panen talle nime ka, kui ma ei tea. See on mu rahuline ema, et teaksid. Ma olen väga rahuline sõbraga. Mul oli 3 tükki. Parema jõulud ja uus aasta kokku põhimõtteliselt välja. See ongi suht jõulud ju. Ja see on suht jõulud ju. Aga parema jõulud uus aasta kokku ikkagi. Ja see on parem, kui seda ise traadist teha. Kõvasti. Sest nagu kui ma vaatan seda süsteemi on ju. No kuule, see on ülibäng for the buck. Ülibäng for the buck. 39 rutsi nagu. Nii ilus, mul on täiega rahul. Nüüd on vaja vist homme hommikul kell 7:30 minna Tõliste marketisse ja osta mingisugune 100 meetrit kummikaablit. Ja siis hakata need vedama vist igale poole laiali. Ja võimalik, et naabrid ei saa seda kalkunipraadi teha, siis meie tuleb võtavad kõik naabruskonna elektri ära. Keset fucking nüüd. Ta lihtsalt ei suutnud vastu panna. Ei suutnud vastu panna või? Ei, veits ei või. Väga ilus. Jaule. Täiega. Valgegi vast ilusamas nii nagu nii. Ja täiega. Me saime veits üle. See pidi olema valge, see sinine ka, aga on sinine. Ja suht puhib teise partit ka, sest et see valge näeb ka suht sinine nagu siit vaadates. No valge on täiega ilusam, me peame ikkagi midagi ette võtma selle sinise juurakaga. Jah, nõus. Siin taas on küll mingi. Ja mul on varsti ka aegult kirjutatud kõik. Osa on siin. Neid on ikka palju, noh. Ma turgutasin ta ennast.